esimese kupeemaasturi ehk BMW X6 sünnist on möödas juba üle 15 aasta ja tänasel päeval võid sa endale kupeemaasturi osta juba nii Renault kui ka Volkswageni tootevalikust ja lõpuks on talvunest üles ärganud ka vana ja Volvo, kes saab aru, et ega enam nii lihtsalt läbi vist ei löö ja seega kasutab ta oma uue C40 kupeetsiibi peal mitut konkurentsieelist, nimelt on nende auto täis elektriline ja põhineb ta juba edukal mudelil Volvo XC40-l. Tere tulemast taas kord kaasa oma naisfuksuga proovisõidule. Tema disain näeb välja hea, kuid eesosas on ta natukene tühjuslik, nimelt pole ju seal iluvõre ja baasvarustuses pole ka tal udutulesid. Ees olevasse kapoti all aluvasse pagasruumi mahub 31 liitrit ja sinna sa saad peita näiteks oma laadimistarvikut ja taha tavalisse pagasruumi mahub tal 413 liitrit igasugu asju. Tagaistujatel on jalaruumi ja lahedalt, aga pearuumi kipub seal väheks jääma. Seal on olemas küll istmesoojendused ja panoramkatus juba standardis, kuid kuna ta põhineb sisepõlemismootoriga mudelil XC40, tähendab see seda, et tal on jäänud taha fantoomkardaanitunnel, mille tõttu on keskmisel reisel seal õige ebamugav olla ja fantoomasju leidub tal veel, nimelt on tal distantsi jälgi püsikiirushoidja, kuid seda pole standardvarustuses ja seal on need nupud ikka rooli peal olemas, aga need ei tee mitte midagi, nii et täiesti fantoomnupud ju. Interiöör on väga XC40 sarnane, seal on olemas multimeediasüsteem Android Auto, Apple CarPlay juhtmevaba võimalusega, kuid paraku on sinna peidetud ka kliimapaneel, mis teeb selle kasutamise õige ebamugavaks. Õnneks on kõik tehtud taaskasutatud materjalidest ja ka näidliku paneel digitaalne on tal olemas. On saadaval ta nii esiviolisena kui ka nelikviolisena. Esiviolise versiooni puhul on tal olemas 170 kW 231 sobujõudu ja 67 kW akupakk ja 430 kilomeetrit ähvardab olla sõiduulatust ja nelikviolise versioonil on lausa 408 sobujõudu ja 755 kW akupolok ja 460 kilomeetrit ainult sõiduulatust ehk vaid natukene rohkem. Ja kiirlaadjast saad ta täis laadida kusagil poole tunniga, saad juba edasi sõita 80% ulatuses ja kodus, kui sa tavalisse pistikusse ta paned, siis peaksid tegema sellise umbes 20 tunnise uinaku ja siis on ta ka täiesti laetud ja saate juba edasi tuhlata oma ägedatesse seiklustesse. Ja hind algab tal 52 000 eurost, nii et palju araku jällegi paljud inimesed peavad talle lihtsalt järgi jääma vaatama. Selline on Volvo C40. Kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.